Tere ka minu poolt, mina olen Leelo ja rõõm on teid näha siin, et te jaksate istuda siin tööpäeva lõpus veel. Katsun teha lühidalt. Nii et, ja kui ma peaksin nüüd tarduma rääkides, siis olge minuga kannatlikud. Viimati ma esinesin niimoodi 10 aasta eest, nii et ma olen natuke ärevil. Aga ütleme siis. Täna räägin siis nendest teenustest ja asjadest, millega Tallinna linn saab konverentsikorraldajaid toetada. Et see hõlmab sellist päris laia spektrit, et siin on nii rahalisi toetusi kui siis ka infoalast toetust, nõustamist, tasuta nõustamist, mida pakume. Et katsun need kõik teemad niimoodi kiirelt läbi kapata. Et meie kõige uuem teenus ongi Tallinna konverentsitoetus. Mõned teist on sellega juba kokku puutunud. Et meil on väga hea meel, et meil see nüüd on. Selle põhiline eesmärk on innustada inimesi tooma rahvusvahelisi konverentse Tallinnasse. Ja muidugi seeläbi siis suurendada ka Tallinna rahvusvahelist tuntust ja suurendada turismitulusid, mis meie majandusele ju igati kasuks tulevad. Ja meie üks selliseid suuri lootusi on, et tänu sellele meetmele me saame natukene ka vähendada turismi hooajalisust. Nagu ilmselt kõik teavad, siis juuni, juuli, august on Tallinnas selline puhketurismi kõrghooaeg. Ja siis me siia nagu rohkem enam inimesi väga ära tavaliselt ei mahuta. Seega kõik muud kuud, mis abi vajavad, need jäävad siis meie toetuse raamistikku. Ja tihti korduma kippuv küsimus, et kes siis ikkagi võib taotleda, on väga lihtne vastus. Eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, ehk siis füüsilised isikud ei saa. Ettevõtted, assotsiatsioonid, liidud saavad. Ja taotleja peab olema registreeritud Eesti Vabariigis. Samuti väga jällegi lihtne põhjus, et taotlus saab esitada ainult eesti keeles ja selleks on vaja Eesti ID-kaarti. Nii. Vaatame siis. Tingimused konverentsile, kes siis taotleda saaks. Peab olema siis toimuma 12 kuu jooksul taotlus esitamisest. Välisdelegaat vähemalt 2 välisriigist ja minimaalselt 50 inimest siis välisdelegaate. Need arvud nüüd järgmiseks aastaks kindlasti muutuvad, sest me käime ikkagi ühte jalga siis teiste konverentsitoetustega, kus on kasvatatud see number 120 inimese peale. Aga sellel aastal on need veel sellised. Konverentsiprogramm kestab Tallinnas vähemalt 2 järjestikust päeva. Ja meie puhul siis me vaatame seda, et konverentsipäevaks loeme me programmi, kus on vähemalt 4 tundi ettekandeid ja sisulist poolt. Ehk kui ühel päeval toimub avavastuvõtt, siis seda me konverentsiprogrammi osaks või konverentsipäevaks ei loe. Kui ainult see toimub. Nagu öeldud, konverents peaks toimuma perioodil 1. september kuni 31. mai. Olema siis erialaühenduse või äriühingu konverents ja nagu Tallinnas on praegu väga tõusvas joones kõik võimalikud kestlikud, jätkusuutlikud ja rohelised teemad, siis ka konverentsi korraldaja peab selle teema enda jaoks läbi mõtlema, enne kui ta taotlust esitama hakkab. Abikõlblikud kulud, üsna loogilised sellised konverentsiruumid, tehniline tugi, välja arvatud siis virtuaal- ja hübriidkonverentside tehniline teostus ja seal on väga praktiline põhjus. Eesmärk on tuua Tallinnasse koha peale võimalikult palju välisdelegaate, ehk siis see, kui ta virtuaalselt või hübriidselt kuskil kaugemal vaatab, et see ei täida seda eesmärki. Turundusmaterjalid, kohaliku kultuuri tutvustavad tegevused, näiteks ekskursioonid, kõik võimalikud sellised ettevõtmised. Ühe vastuvõtuürituse kultuuri- ja meelelahutusprogramm, seal oli siis ka toitlustus selle meelelahutusprogrammi, näiteks skaala vastuvõtt, avavastuvõtt. Et muidu ju toitlustuskulud ei ole abikõlbulikud, aga ühe vastuvõtuürituse raames on.
konverentsi korraldamise teenuse kulu, selle all nüüd mõeldakse põhimõtteliselt projekti juhtimist, assisteerimist, eelarvete koostamist, aruandlust, raamatupidamist. Ja tööjõukulud siis kuni 20% abikõlbulikest kuludest. Nii, palju segadust on olnud toetuse suurusega. Ehk siis katsun seda nüüd natukene selgitada. On see, et toetuse ülemmäär on meil 30 000 eurot. Seda peaaegu mitte keegi ei saa. Ja väga lihtsal põhjusel. Sellepärast, et sellist summat saada peaks toimuma konverents jaanuaris, veebruaris või märtsis, olema 1000 pluss välisdelegaati, olema assotsiatsiooni konverents ja vähemalt 4 päeva järjest. Ehk siis sellise mõõduga konverentse Tallinnas on paraku veel vähe. Me küll loodame julgustada neid siia juurde tulema. Aga sel aastal kõige esimene konverents, kes taotles, oli täpselt sellesse kategooriasse, täitis peaaegu kõik need nõuded. Nii et see oli väga selline positiivne üllatus meie jaoks. Toetuse alammäär, ehk siis kõige väiksem summa, mida on võimalik saada, on 2728 eurot. Selle saab siis, kui on tegemist korporatiivkonverentsiga, mis toimub 2 päeva, 50 välisdelegaati ja näiteks septembri või maikuus. Et hindamiskriteeriumid on selles mõttes väga paigas, sisulist poolt kui sellist ei hinnata. Ehk siis ongi väga, väga lihtsad hindamiskriteeriumid. Ja kõige suurema mõjuga on välisdelegaatide arv. Nii, natuke toetuse menetlemise protsessist. Mina olen see, kes selle eest vastutab. Mul on väga huvitav olnud esimesed 3-4 kuud. Et kõik see toimub, see taotluste esitamine, menetlemine, aruandlus, hindamine, mis iganes, toimub iseteeninduskeskkonnas. Ütleme niimoodi, ei ole kõige kasutajasõbralikum veel. Töötame selle nimel, et seda nagu paremaks muuta. Kõikide nende, kes on siis taotlus esitanud tagasiside, on selle osas väga-väga teretulnud. Et paraku see on nii, et kui kokku saab süsteemi inimene, siis hakkab imesid sündima. Aga selleks olemegi olemas meie. Kui on probleem, kui ei saa millestki aru, ei saa hakkama mingi asjaga, siis võtta meiega ühendust ja küll me koos selle ära lahendame. Praeguse seisuga on meil siis plaanis 3 vooru aastas. 2 vooruga sai raha nüüd küll otsa. Et natukene jäi näpu otsaga järgi, 3. voor kindlasti avatakse, aga mis suurusjärgus, seda me veel öelda ei oska, et seda me siis tegeleme nüüd lisaeelarve taotlemisega. 35 päeva jooksul peale taotlusvooru lõppu tehakse otsus. See tähendab seda, et taotleda saab jooksvalt, aga need taotlused vaadatakse üle korraga. Ehk siis, kui esimene voor oli meil 25 jaanuar lõppes, siis kõik, mis selleks hetkeks oli tulnud, vaadati korraga üle. 3. märts oli teine voor, pärast seda vaadati üle. Näiteks praegu saab täiesti taotlus esitada ja siis 11. september läheb voor lukku, koguneb hindamiskomisjon, vaatab üle. Oluline nüanss selle juures on see, et laekumise järjekord võib osutuda selliseks oluliseks juhul, kui raha saab otsa. Ehk siis need, kes on ennem oma taotluse saanud teele panna, saavad raha ja kui raha saab otsa, siis need seal taga lõpus kahjuks ei saa. Siis toetuse kasutamiseks sõlmitakse leping ja toetus reeglina makstakse tagant järgi peale aruandluse kinnitamist. Ehk siis konverents toimub ära, siis on aruandlusperiood, kui aruandlus on esitatud ja kinnitatud, siis makstakse raha. Nii. Aga sellega sai see taotlusvooru osa nüüd otsa ja siis räägin natukene tasuta ühistranspordist. Sellega ilmselt on ka teist nii mõnedki kokku puutunud. Neine tore asi, et konverentsi delegaatidele või spordisündmustele osalejatele saab taotleda tasuta ühistransporti. Seda vormistatakse AKIS-süsteemis, järjekordne vahva süsteem, aga palju lihtsam kui konverentside taotlussüsteem. Peab olema vähemalt 1 kuu enne üritust see taotlus esitatud, eesti keeles, Eesti ID-kaarti selleks vaja.
ja kui suvel toimub üritus, siis peaks kindlasti olema enne mai lõppu see esitatud, sest suvel on puhkused ja asjad ja siis venivad kõik asjad. See annab siis tasuta sõiduõiguse delegaatile ja nad saavad seda kasutada QR-koodiga. Saadetakse neile näiteks konverentsi korraldaja poolt info kirjas, prindivad välja, laevad endale see telefoni kuhu iganes ja muudkui sõidavad, aga buss, tramm, troll, tramm võib-olla mitte nii palju sel aastal. Ja tingimusteks on siis lihtsalt see, et Tallinna nimetatakse ürituse toetajaks, materjalides kasutatakse Tallinna logo ja kodulehele läheb siis Visit Tallinna kodulehe aadress ja info. Sotsiaalmeedias võib ka alati hashtag kasutada Visit Tallinn või Tallinn. Ja peale üritust väike aruanne, osalejate nimekiri ja pilt siis logo kasutamisest materjalides. Nii, Tallinnkaart. Ma ei tea, kui palju nüüd kohalikud inimesed sellega kokku on puutunud, aga tegemist on sellise külastuskaardiga, mis annab siis tasuta sissepääsu üle 40 muuseumisse ja vaatamisväärsusesse. Hästi mugav asi turistile kasutada ja nagu julgustab, ütleme, siin rohkem ringi vaatama, rohkem võib-olla aega veetma ka enne ja pärast konverentsi. Ja konverentsi delegaatile saab seda pakkuda 10% soodustusega. Seda saab siis taotada jällegi hiljemalt 1 kuu enne üritust ja see sooduskood saadetakse siis e-posti teel osalejatele ja nad saavad soetada kaardi e-poest. Hästi mugavaks tehtud asi. Ja vastutasuks jällegi kodulehele siis Visit Tallinna link ja info ja need hashtagikesed igal pool, kus vähegi annab kasutada. Nii, toetame omalt poolt ka tutvumisreise, täpselt samamoodi nagu Eesti konverentsibüroo ja Visit Estonia, et kui kutsuta siia kedagi siis vaatama, et Tallinnas on ikka nii imetore korraldada ja tulge ikka oma konverentsiga siia, võite alati meie poole pöörduda ja saame aidata nii majutuse programmi, logistika kui siis toitlustuse osas. Ja see meie veebileht, see on üks põhjatu infoallikas, on tohutu info. Küsiks, kes teist on sattunud visittallinn.ee lehele? Oih, kui äge. Aga kes teist sellega kursis on, et seal on nii külastajate pool kui professionaali pool? Jällegi nii palju, nii tore! Et tavaliselt on see, et küsid, et kas te teate, et meil on seal professionaali pool ka, siis on natukene üllatus. Ilmselgelt hästi informeeritud inimesed siin. Aga professionaali poole pealt siis leiab näiteks konverentsikohtade võrdlustabeli. See on üks väga hea selline abivahend ja populaarne asi meil. Nimekirjad tugiteenuste osutajatest, ehk siis transport, toitlustus, reisibürood, PCO, keda iganes, kõike leiab. Motivatsioonireiside ideid, kestlike ürituste korraldamise juhised, jällegi väga populaarne asi. Ja siis erinevad praktilised töövahendid, meediapank, videod, fotod, logod, tekstid, mis iganes, et kõike saab tasuta kasutada oma materjalide kokkupanemisel, et oleme teie eest nagu võimalikult palju eeltööd juba ära teinud. Ei pea jalgratast leiutama. Ja mida meie ise pakume, on siis nõustamine ja kontaktide vahendamine, et ühelt poolt me tutvustame sihtkohta, tegeleme motiveerimise ja inspireerimisega, ehk siis, et väliskorraldajad tuleksid Tallinnasse. Teiselt poolt oleme tasuta nõustamise rollis, ehk siis kui mõte jookseb kokku, enam ei tea, mida, kuhu ja kuidas, võib alati meie poole pöörduda ja me mõtleme kaasa ja aitame leida lahendusi. Et meil on endal ka üksjagu palju korralduskogemust, et hea meelega toetame selles osas. Aitame ka biididokumentide koostamisel ja nagu ütlesin, et jagame kontakte kõiki teenusepakkujaid, toimumiskohti ja nii edasi, nii edasi. Siis oleme teile igakülgseks toeks ja kes me oleme igakülgseks toeks. Et peale minu siis ka minu armsad kolleegid Made ja Meeli, kes praegu on just Salzburgis motiveerimas ja inspireerimas inimesi siia tulema. Et julgelt pöörduge meie poole, aitame väga hea meelega. Ma unustasin selle tänu slaidi siia lõppu nüüd panna, et sellega ma lõpetan. Kui kellelgi on küsimusi, esitage neid või kirjutage meile või helistage meile, et oleme teie jaoks alati olemas.